Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkede Pealak. Alustame uudistega teaduse vallast. Teadlased on teinud kindlaks, et armumine esimesest silmapilgust on Eestis bioloogiliselt pea võimatu. Tartu Ülikooli teadlased avaldasid värske uuringu, mis kinnitab kahtlust, mida paljud Eesti naised on juba aastaid väljendanud, et Eesti mees ei pilguta silmagi, isegi kui tema ees seisab ilus naine. Uuringu kohaselt on armumine esimesest silmapilgust Eesti geograafilisest tsoonis evolutsiooniliselt taandarenenud. Kui Lõuna-Euroopas reageerib mees silm ilusale naisele keskmiselt 0,2 sekundiga, siis Eestis võtab see aega keskmiselt 3 nädalat. Tegu ei ole siiski patoloogilise külmusega, vaid rahvusliku kohanemisstrateegiaga. Kui sa elad 7 kuud aastat pimedas, siis sa ei panegi tähele, et keegi su ees üldse seisab. Kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberjagamine ei ole seaduse vastane, leiab valitsuse moodustatud ekspertgrupp. Samuti ei ole ümberjagamine ka ebaõiglane või on vähemalt seda ajutiselt. Kui võtta rikkamalt vallalt raha ära ja anda see vaesemale vallale, siis jääb enne rikas olnud vald vaeseks ja see, kes oli enne vaene, sai rikkaks. Kuna aga valitsus võtab rikastelt ja annab vaestele, siis rikkaks saanud vallalt võtab valitsus peagi jälle raha ära ja annab vaeseks jäänud vallale tagasi. Kuna aga siis on positsioonid jälle pöördunud, reageerib riik kohe ebaõiglusele ja annab raha vaesemale. Selline süsteem loob olukorra, kus kõik saavad olla vaesed ja kõik saavad olla rikkad, mis tähendab, et ebavõrdsus kaob ja tekib suurem sotsiaalne sidusus, märgitakse ekspertgrupi töö kokkuvõttes. Ühiskonnauuringute instituut annab aga homme keskpäeval Keskerakonnale üle tasakaaluhoidja auhinna. Värskest ülevaatest selgub, et tormilisel ja äreval ajal on traditsioonid need, mis aitavad inimestel mentaalset tasakaalu säilitada ja tunnetada, et on asju, mis on maailmas ikka endised ja muutumatud. Tondiraba jäähalli finantsskeemitamine on just see, mis signaliseerib igikestvate väärtuste säilitamist ka turbulentsel ja keerulisel ajal, kui paljud väärtused ja nende püsimine on küsimärgi all. Juhtum näitab, et Keskerakonna peale saab alati kindel olla, inimestel on võimalik tunnetada, et on olemas midagi, mis on alati jääv, märgitakse auhinna statuudis ja lisatakse, et ka populaarsustabelites on positiivne mõju tähelepanuväärne. Mitu Eestis tegutsevat MTÜ-d ja poliitilist ühendust ja huvigruppi andsid eilses ühisavalduses teada, et nad ei ole Kremli jutupunktide ja seisukohtade eest raha saanud, kuigi seda väidetakse üha sagedamini. Vastavad maksed on tegelikult laekumata juba kuid ja on ühendusi, kes ei ole süüks pandud summasid kunagi näinud. Suure tagasilöögina tuli ka eile Venemaa Riigiduuma poolt vastu võetud kasulike idiootide rahastamise seadus, mille kohaselt makstakse edaspidi ainult rublades. See seab ühingud ja liikumised suure surve alla ning ainult ühel neist on rahastatus tagatud ka Eesti riigieelarvest. Ja liikluspolitsei kutsub autojuhte ja ka teisi liikleid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavate valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikkus ümbritseva suhtes ja nii võivad ootamatult nad teele sattuda tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanike omaga. Valimiseelsetest jooksuaegadest ongi kõige ohtlikum just kevadine jooksuaeg, mille algus on iga valimistsükliga liikunud varasemaks, kestes viimasel ajal juba pea aastaringselt. Eetris olid uudised.